Tere õhtust, härrased! Tervist! Tere Heimo! Tere Au! Markus! Tere! Rene! Tere! Me teeme sellel nädalal viimaseid pingutusi, et tuua Vanemuise lavale ballett Romeo ja Julia, Sergei Prokofjevi Romeo ja Julia. Nüüd, teie kahekesi olete mänginud siin orkestris päris palju aastaid ja ilmselt palju ooperit, aga kui palju balletti ja kas need kuidagi erinevad teie jaoks üksteisest? Mängida balletti või mängida näiteks ooperit? Mis palju see oluline erinevus on, ma hakkan mõtlema praegu seda, et võib-olla vabadust on rohkem balletis. Just, ma mõtlesin täpselt sama, et jah, sa saab võib-olla muusikat nagu rohkem ja saad sa natukene võib-olla rohkem neid tundeid nagu sinna instrumenti sisse panna, vähemalt mina arvan niimoodi ja see kuidagi see fleksibiliti on nagu suurem jah, et nagu Margus ütles ka, et saab nagu võib-olla veidi rohkem nagu ennast näidata muusikat teha. Helmi, mida sina mängid selles tükis? Mis instrumenti sina mängid? Mina mängin staarbasklarnetit, nagu ikka siin meie sümfooniaorkestris on kombeks, et kui on suur koosseis, ehk siis antud hetkel siis 3 klarnetit, siis minule antakse alati see kõige see põhjapanevam klarneti. Aga sa mängid ka ju tavalist klarnetit ja aga sina, kumba sa eelistad mängida sooloinstrumendina? See on hea küsimus selles mõttes, et noh, ei saa ju tuua nii-öelda võrdlus, et mis oleks nagu nüüd lemmikum instrument, aga selles mõttes kõige südamelähedasem on muidugi bassklarnet, mis on nagu minu enda arvates, mitte ainult klarnetimängija seisukohalt nagu vaadates on ikkagi, ütleme, instrumentidest üks sellise mahedam ja sumedam ja armsakõlalisem, vähemalt puupilli instrument siis jah. Et no küsimusele ühesõnaga vastus on see, et noh, et ikkagi noh, sooloasjad pigem siis jah, et bassklarnetiga, mis on nagu eriti just kui orkestrisoolode põhjal nagu võtta, et siis et neid ei ole väga palju, näiteks kas või selles samas Romeo ja Julias, et mõned väiksed üksikud sutsud, aga need on nii maitsekad ja sellised nagu esile tulevad, et sa isegi kuskil seal tagareast, et inimene, kes võib-olla kõiki orkestri instrumenti isegi ei valda, et ei tea, mis selle nimi on, aga vähemalt kuuleb ära, et see on väga huvitav kõlaga pill. Ma ise arvan niimoodi ja loodan, et see jõuab publikutele sama. Meil on selles orkestris ja selles orkestratsioonis on tegelikult mitmeid väga huvitava kõlaga ja erakordseid pille. Tegelikult on siin veel ju ka klaver peaks olema, meil ka üks sinna aukuvaste klaveril ei mahu, samamoodi Celesta, meil on suur 3 koosseis puupille, kontrafagoti ja 2 harfi ja kõik sellised asjad. Ja siis on veel üks vahva pill, mida mängib Rene, mis instrument see on? See on tenorsaksofon. Et tihti tegelikult saksofonile üldse nagu ei satu sümfooniaorkestrisse kahjuks. Et mulle alati meeldib, kui ma saan seda teha, aga noh, seekord veel teatris, et see on tegelikult mulle üldsegi esmakordne kogemus. Et ma pole varem mänginud ei ooperis ega balletis. Ja see on väga hea kogemus ja eriti tore, et ma saan seal tagareas olla selliste heade muusikud. Ma näen, et olete seal sõbrunenud väga ühtseks puidiks. Et meil see koos musitseerimine õnnestub hästi ja ma arvan ka, et saksofon võib anda küll päris huvitava lisavärvi sellele orkestri kõlale, kui see õnnestub, et jah, seda tihti ei kuule, aga ma arvan, et päris huvitav. Selge, meil on veel üks päev jäänud. Tunni aja pärast hakkab kontrolletendus. Te naudite seda muusikat? Väga, absoluutselt. Minul on õnn olla nüüd tänu oma vanusele ja kõrge ealisusele, et mul on nüüd teine produktsioon Romeo ja Julia Lindteatris. Eelmine väidetavalt mälu nagu ei ole, aga tuleb välja, et ühe poemängija tütar, see poemängija oli siis lapsepuhkusel sellel ajal 25 aastat tagasi väidetavalt tuleb nüüd meelde Üla Villimaa lavastus oli, aga seal oli muusikat natuke isegi veel vähem. Mulle tundus, et meil on praegu ka vist osa natuke lõigatud, aga mitte nii hullult iseenesest. Aga see kuldaväärt asi ja tegijate tähendab üldse see kavatsem võetud ja see on väga tänuväärne materjal.
ma ei tea, selle lugemist on ta palju 10 etendust tuleb ja rohkem ei oskagi öelda. 11. noh, seda enam, see on palju parem, sest minul ta paneb küll selle kuidagi selle südame kuidagi vereringe paneb nagu kuidagi hoopis teistmoodi nagu toimima, et see lihtsalt see muusika on lihtsalt see on fantastiline, see on lihtsalt üldse Prokofjev ja üldse venelased, kuidagi vene heliloojad, nad suudavad just ma mõtlengi balleti tasandil, et Tšaikovski kõik balletid, mis on taevalikud ja kõik see, et see piisab sellest isegi, kui sa oled seal augus, eks ole, eriti nüüd meie sektsioon, kes ei saagi seda lava peale kunagi seda näha, mis toimub, et me oleme kõik etendused, kõik proovid istume, seal naudime, ma lõpetan ära ja aga see, et vähemalt mina küll tunnen, ma olen hästi selline hingeline ja emotsionaalne inimene ka muidugi, eks ole, nagu me kõik teame, aga mina nagu isegi kujutan ette seda, et kas või see, et kui ma mängin seal mingi pom, väiksed sellised jupikesed, ma kuidagi mingi isegi visuaal tuleb nagu ette, et mis seal lava peal umbes kogu see libreto nagu, et see, et nagu, et ja minule jätab see väga sellise hingelise oleku. Aitäh teile tulemast, ma soovin meile ilusat esikat homme ja minul on olnud ka rõõm teiega koos seda teha seda lugu just, see on geniaalne. Aitäh sulle, Tarvi, kutsusid meid, kas klaver? Väga lahe. Klaverit läks ju sinna tekitama, vanasti oli August klaver.